esimene päev meeskonnaga Poolas, millised on esmamüljed? Väga positiivsed, et teha, et meil on selline võimalus tulla juba paar päeva varem ja valmistuda siis nagu täielikult selleks mänguks, et meeskond on kindlasti heas vormis ja hea tundega, hea enesekindlusega tuleme selle mängule vastu. Järgmise eelringi vastane on 15-kordne Poola meister, tõeline gigant. Mida on kolmapäev mängust oodata? Kindlasti kõva lahingud, et ma arvan, selles faasis juba meistrite liigas ei ole kindlasti ühtki kerget mängu ja Leegia on kindlasti selles mõttes meeskond, kes on siin tasemel juba varem mänginud, nad on mänginud ka meistrite liiga grupis siin paar aastat tagasi, aga me tuleme, nagu ütlesime, tuleme väga hea tundega sellele mängule ja andma kõva lahingut ja lahkuma siit positiivse tulemusega. Oled ka ise Varssavi Leegias mänginud paar hooaega ning meistriks tulnud. Millise satsiga on tegu emotsionaalselt ja iseloomud poolest? No kindlasti see on meeskond, kellelt fännilt ja üldse kogu nagu Poola jalgpalliüldsus nagu eeldab väga palju iga aasta kõik alla tiitli on nende jaoks suur pettumus ja see nii-öelda võidukohustus kindlasti on nendel ka Euroopas, et ma arvan, et siin on väga vinge atmosfäär kodumängudel, aga see nii-öelda suur ootus, see vahel ka võib nii-öelda mängijatele mõjuda veidi kammitsemalt, kui mäng ei lähe nende jaoks positiivselt, siis kindlasti inimesed siin ka annavad enda nagu pahameelt edasi ka. Mängisid ise siin paar aastat tagasi Leegias, et on sul veel siin tuttavaid nägusid alles või on klubi täiesti totaalselt muutunud? Pigem on palju muutunud, et palju on treenereid muutunud ja ka mängijad, et siin on mõned mängijad homme või ülehomme vist keskkaitsed 2 tükki, kes olid siis nii-öelda noortest just tulemas põhimeeskonda, aga enamasti on meeskond ikka suures osas muutunud, et nad on olnud ka see üleminekuaken nüüd päris aktiivne ja oma meeskonda palju muutnud, et see on kindlasti hoopis teise näoga Leegia kui siis, kui mina siin mängisin. See staadion mahutub siin üle 31 000 pealtvaataja. Kirjelda seda staadionit, kui siin on kuusisti täis? Kindlasti väga vinge atmosfäär, et ma arvan, et eriti kui asjad lähevad kodumeeskonnale positiivses võtmes, siis see on väga tore koht, kus mängida, aga jällegi kui vastasmeeskond teeb elu raskeks, siis võib see olla ka väga keeruline koht kodumeeskonnal mängida, et me kindlasti tahame teha nendel elu raskeks ja tekitada nendele sellega ka nii-öelda neid väliseid pingeid. On ka sellist atmosfääri kolmapäeval oodata? No kindlasti on oodata palju rahvast ja need Euroopa mängud on alati nende jaoks erilise tähtsusega, aga ma arvan, et me ei ole siin nagu niisama seda atmosfääri nautimas midagi, et me tulime ikkagi tulemuse järgi ja see on miski, millega me saame kindlasti hakkama selle atmosfääriga nii-öelda selle sisse elamisega, et siin on paljud mängijad, kes on meil mänginud juba Poolas ja siin staadionil, pluss siis eelnevatel aastatel ka Eintrachti vastu, Dinamo Zagrebi vastu on mänginud enamus meeskond, et kindlasti see ei saa meile takistuseks, aga alati on vinge mängida nii suure rahvahulga ees. Kui palju see annab teistele mängijatele juurde, kui on sellised kogenenud mängijad, kes tunnevad seda atmosfääri ja saavad neile kirjeldada, mis siin toimub? No ma loodan, et ikka selles mõttes, et meil on üldse meeskonnas selline päris väga ikkagi, ma ütlen oma sellise karjääri põhjal, et ma arvan, et see on väga kokkuhoidev punt, et see kindlasti aitame üksteist ja see, et kui mehed, kes on siin varem mänginud ja kogenumad mängijad saavad nagu seda nii-öelda rahuga edasi anda ülejäänule meeskonnale, ma arvan, et see tuleb meile kindlasti kasuks, aga nagu ma ütlesin ka, et paljud mehed on siin tegelikult ka mänginud varem Euroopas ja koondisest suurtel areenidel, suurte rahvahulkade ees, et see ei tule kindlasti nagu mingisuguse šokina. Edu kolmapäeval, aitäh! Aitäh!